oleme telkkoguduse avateenistusel ning uurime koguduse ühelt rajajalt Rivo Rajandalt natukene selle uue koguduse kohta. Koguduse rajamine on kindlasti üks põnev protsess ja seal on palju nüansse, millega ei oska kohe alguses arvestadagi. Milliseid jumala imesid olete teie siiamaani näinud? No esimene jumala ime on juba see, et erinevad inimesed on saanud eri aegadel südamesse rajada kogudus ja nad on saanud kokku ja tundnud ära, et see on üks õige asi, mida teha ja teed, mida minna. Imesid võib-olla on isegi mitu, et esimene selline imede valdkond minu jaoks on see, et see kõik on liikunud nii sujuvalt, samm-sammult, täiesti orgaanilisel viisil. Me ei ole liikunud väga kiiresti, ettevalmistus on kestnud üle 2 aasta, aga samal ajal me ei ole ka nagu aeglaselt liikunud, et me oleme täiesti orgaaniliselt Jumala plaanis ja meil on tekkinud 3 kodugruppi, minu arust kodugruppidega teke ja kasv ja see, mis kodugruppides toimub, on nagu eriliselt Jumala imedega saadetud, et inimesed kodugruppides tunnistavad, kuidas Jumal on neid aidanud, kuidas nad on saanud terveks imeliselt ka oma haigustest, kuidas nad on saanud välja oma depressioonist, kuidas nad on saanud välja kõikidest nendest asjadest, mis neid on sidumas ja on hämmastav, et see kasv on toimunud niimoodi, et me ei ole nagu teadlikult kedagi nagu keelitanud meiega liituma või tulema, et need inimesed, kes on tulnud, on ise tulnud, nad on selle leidnud, selle koguduse grupid iseseisvalt mingis mõttes ja meie oleme leidnud neid inimesi, kes on toonud juurde ja peaks ütlema, et üks selliseid häid imelisi asju on see, et me alustasime ennem seda avateenistust ka kodugruppide ühisteenistustega ja seal näiteks üks inimene, kes ei teadnud, et tal on prohvetliku kõnelemise and, ühel hetkel hakkas prohveteerima ja me nägime, et see on Jumala tee, kuidas ta tahab ka nagu lasta koguduses tulla esile nendel asjadel, mis on kuidagi nagu varjule jäänud. Et see teenistus võiks rohkem sarnaneda ka algkoguduslikule laadile, kus igal ühel on midagi, nagu apostel Paulus kirjutab Korintuse kirjas, esimeses Korintuse kirjas, et kui te tulete kokku, siis iga ühel on midagi ja ma näen, et Jumal on just nagu andnud meile nagu abikäe. Ja me tõesti saame tulla kogudusena niimoodi kokku, et iga ühel on midagi. Et kui kellelgi on prohvetisõna või julgustus või kas või mingi laul südames, siis me oleme vabad neid asju esile tooma. Loomulikult nagu apostel Paulus meid ka manitseb, me vaatame läbi ja kuidas ma ütlen, uurime, kuidas see asi, mis esile toodi, meid ehitab. Aga me näeme, et see on nagu Jumala tahe olnud igas mõttes. Mis on teilt koguduse visioon? Telkkoguduse visioon on tegelikult praegune visioon, esimene visioon on jõuda põhikirjaliselt korraliku tegutsemiseni, esimene siht. Aga selline missioon või kaugem eesmärk on tegelikult jõuda selle linnani, nende inimesteni, kes ei ole kuulnud veel evangeeliumi ja jõuda ka kaugemale ja kuidas ma ütlen, serveerida serveerida sellist jumalateenistust, kus inimesed näevad, et meie Jumal on looja ja see teenistus igas mõttes on kantud ka sellest loovusest, et see vabadus, mis Jumal on inimesele andnud, on ka koguduses nagu elamas, et jõuda ka nende inimesteni, kes on loovisikud ja anda nagu ka nendele inimestele võimalust, kes muidu võib-olla ei leiaks kas kogudust või ei suudaks seda kohe kõike haarata. Aitäh teile!